hommik siit villast väikse vaatega. Sotto un tetto di stelle vicino San Giovanni, con la luce, col fumo che scappano tra i panni. Tu che stai con nessuno ma io con te da anni. Tu non stai con nessuno ma io con te da anni. Mentre i tubi rimbombano nella grondaia, non ti posso toccare che un cane mi abbaia. Io di solito bevo un po' meno di così. Io di solito parlo un po' meglio di così. Me oleme nüüd 2 päeva siin, tulime Itaaliasse ka nüüd 2 päeva tagasi juba ja kui meile siia villasse jõudsime, siis oli ikka nagu haige. Siin on mitu asja olnud ka, mis nagu isegi ei olnud kirjas seal bookingus. Tuleb välja, et siin on kuskil peidus saun, juhuks kui läheb külmaks, ja siin on mingi batuut ja pitsaahi on vist seal. Ja ma ei ole kindel, kas me saame seda kasutada, aga kui saab, oleks väga äge. Siis me saaks pitsat ise teha. Ja ühesõnaga 2 päeva tagasi me jõudsime Rooma ja ma tegin seal ka mõned klipid, nii et ma panen need siia vahele. Me oleme jõudnud nüüd Rooma. Taga on Kolosseum, aga Roomaga ja üldse mingi suurlinnadega on siuke teema mulle, et ma ei tea, nagu eriti ei huvita või nagu see on lihtsalt liiga palju rahvast ja liiga palju on kõike, nii et me lähme nüüd homme siuksesse väiksemasse linna, meil on seal oma majake, seda ma ootan väga, aga nagu ma ei tea, selles mõttes, et on nagu ilus ikkagi, aga siin on lihtsalt seda inimesi ja inimesi on liiga palju suurlinnas. Aga ühesõnaga, tänane plaan ongi käia ära need turistikohad, siis saab öelda, et tehtud! Jah. Juhu! No nii, vaatan, suu must ei oleks. Hommik, täna on järgmine päev, käisime mingis meie korteri kõrval kohe hommikusööki söömas, see oli täitsa hea, see oli mingi, no kõigepealt meil öeldi, et seda köögist menüüd ei saa, sest et kokk on poes, ostab asju hetkel. Nii et me võtsime sealt mingid saiakesi ja need olid väga head, lihtsalt mingi singi ja juustusaiad ja siis nüüd me vaatame shoppama vits ja siis me lähme juba sinna villasse või sinna ühesõnaga. See näeb väga äge välja, on nagu piltidelt see nägi haige lihtsalt, noh, et meie saame siukse koha, see oli nagu crazy. Kõvad brändid on siin, ma olen mingi mitu Ralph Laureni mingit polo näinud. See on nagu nii näha, et me oleme nüüd nagu sellisel rohkem kohalikumal tee peal või nagu, ma ei tea, nagu eile oligi see, et me olime nii turistikas kohas ja nii palju asju, aga et kui me lähme ikkagi kuhugi kõrvaltänavale, siis ta on ikkagi nagu väga äge. Okei. Davai. Vaata rääselt siit läbi ja siis siin, ma ei tea, kas te kaamerast näha on ka mingi suur söögisaal.
no nii, ma arvan, et ma olen enam-vähem kõik ruumid läbi käinud korraks, nii et ma oskan nüüd mingi väikse tuuri anda. Algselise. Siin on siis see, kus alguses sõitsime enne sisse. Nii, siit jaguneb niimoodi, et see on siis üks maja. Ja siin on teine. Alustame siit teisest. Uks tuleb kohe kinni panna, sest et siin muidu ei jäägi kunagi sükseks johedaks. Siin on mingi magamistuba, siuke väike köök ja siis siuke haige mingi raamatukogu nurk ja isegi mingi piljard. Issand, ma ei ole siin taga käinudki, mis siin on? Ma arvan magamistoad. Jah, siin käib käik, mis ühendab siis need kahte maja tegelikult, nii ega seespoolt. Nüüd kui siit väga ägedast tunnelist minna läbi. See on nagu haige, see on nagu mingi vanaaegne loss lihtsalt. Siis ühendab neid kahte hoonet siuke tuba ja siit läheb siis meie sinna kööki. See on see, kus ma enne ütlesin, vau, mingi hästi suur, siit läheb pumm. Siin läheb veel sinna veinikeldrisse. See on nii suur, ma isegi ei mäleta, kust saab enam. Ja vaata, kui kõrge ka see on nagu ebanormaalne. Siin on siis nii-öelda meie maja. Siit on üks magamistuba ja siis siin üleval on teine magamistuba ja ma ei tea, ma ei hakka väljast eraldi tuuri tegema, ma panen niikuinii mingi 1 miljon klippi seal väljas, nii et haige, üliäge koht. Ho fatto una svastica in centro a Bologna, ma era solo per litigare. Non volevo far festa, mi serviva un pretesto. Dietro quella bufera di neve c'è una casa con loro nostalgia, le finestre illuminate, tuo fratello. Pitsa ahjule anti luba. Ehk siis käisime poes. Ostsime taigna jaoks asju ja ma hakkan siis seda pitsatainast nüüd tegema. See on arvatavasti kõige ägedam köök, kus teha pitsatainast. Saad aru? Poes ostsime seda, seal oli jahu, oli seda 0-0 jahu, mida on üldse esiteks Eestis nagu väga vähe saada. See on see nii-öelda pitsa tegemise jaoks kõige õigem jahu. Ja see oli 50 senti kilone pakk. Nii, ma tegin juba siia selle tärmi ja vee ära, mul läks siia liiter vett. Ja see oli üliharjumatu lihtsalt valada terve see liiter siia. Ühesõnaga, tainast tuleb palju. Sera suono la chitarra per gente snob e un po' noiata. Cristina lavora al bar del paese e i suoi occhi raccontano sempre la stessa storia. Sempre la stessa storia. Lükkan sinne Eukone taha. Tuli siuke. See oli hästi jõuke panni labidas, nii et me tegime hästi siuksed paksud või nagu. Väga hea. Ega teil siin veini maha ei läinud? When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Parkisime auto kuhugi. See on nagu hästi mägine linn. Nüüd oleme kuskil parklast üles minemas siuke koht. Mingi tunnel. There'll be days like this when no one's in a hurry. There'll be days like this when you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me. Ma üldse ei oodanud kuidagi, et see nii suur koht on. Mõtlesin, see on mingi väike, aga siin nagu elu käib täitsa.
ja ülimõnus on see, et need on hästi kõrged nagu hooned, ehk siis siin on vari väga paljudes kohtades. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chance, there'll be... Aga ühesõnaga, me oleme hetkel sellises linnas nagu Orvieto ja siin elab umbes 20 000 inimest. See on selline väike linn, mäe peal, selline lahe. Ilusad vaated on siin ja hästi armas linnake on. Vaata, mäletad 2 sekundit tagasi, kui ma ütlesin, et see on nagu... Arvasin, et see on väike koht. Ja siin on kõige tuntum siis selline suur ehitis on katedraal, mis valmis 14. sajandil. Well, everyone is up front and they're not playing tricks. When you don't have no freeloaders out to get their kicks. Well, that's nobody's business. Lisaks tegelikult sellele suurele katedraalile on siin ka suur maa-alune tunnelisüsteem ja need tunnelid ulatuvad siis mingi 100 meetreid ja neid kasutati vanasti vee transportimiseks ja nagu kaitseks lihtsalt niisama. Ja tunnelisüsteem on pärit kuskil keskajast ja siis ka hilisemast ajastust. Mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Me oleme täna sõitnud põhimõtteliselt terve päev, aga jõudsime nüüd vahelduseks sellisesse linna nagu Nettuno vist mere ääres. Siuke kuurortlinn, nii et kontrastiks nagu sellele villaale, mis meil seal mägedes oli. Ja ma ei tea, jõudsime just, et vaatab ringi veidi. Una sigaretta mi fa pensare alla fretta che metto nell'atto di fumare. Una sigaretta mi fa pensare alla fretta che metto nell'atto di fumare. Una sigaretta mi fa pensare alla fretta che metto nell'atto di fumare. Una sigaretta mi fa pensare alla fretta che metto nell'atto di fumare. Mentre fumo ti guardo, guardandoti capisco quanto sei brutto, come la tuta dell'RA o RA. Praegu on kell 3, ehk siis see nii-öelda lõunaaeg on. Ja see terve linn on nii tühi lihtsalt kuidagi. Ja rannas ka ei ole väga kedagi. Siukest koroona aega meinud. Voliamo via da qua. Voliamo via da qua. Come farfalle. Voliamo via da qua come farfalle. E mentre muoio picchio le anatre coi bastoni per portarle all'inferno con me. No nii, kell on saanud 8, linn on nagu ellu ärganud juba vaikselt. 8 ongi nagu selline klassikaline õhtusöögi aeg siin ja me lähme ka nüüd siis vist põhimõtteliselt selle reisi jooksul esimest korda niimoodi nagu õigel ajal õhtust sööma. Või noh, me ei olegi vist tegelikult niimoodi õhtusööki käinud veel söömas eraldi kuskil. Aga enne kõndisime siit mööda ja siin on nagu sellised kindluse müürid selle kuurortlinna vahel ja siis seal müüride sees on nagu palju baare ja kohvikuid ja selline vanaaegne Itaalia siuksed tänavad, et me lähme nüüd sinna. Ja kõnnidki ühe tänava edasi lihtsalt ja ongi täiesti mingi hoopis teine nagu vibe. Väga äge. Lihtsalt alguses, kui ma vaatasin seda kohta, siis mind ajas segadusse see, et siin on Margarita pizza on 5,50 ja siis ma mõtlesin, see on nagu tüki hind, nagu see on see lõigu see. Aga see, mis terve pizza on 5,50. Se c'è una cosa che mi fa prendere bene. No nii, võt, ja siis selline meie Itaalia reis oli. Me tegelikult läksime sinna juunis. Jah, jaanipäeva paiku ja nüüd on septembri keskpaik, kui ma lõpuks seda monteerima jõudsin. Ehk siis vähe kohmakas video oli, aga ühesõnaga midagi sai tehtud õnneks. On midagi pärast kodus vaadata järgi reisi ja ma ei tea, rohkem ei olegi midagi öelda. Head ööd!